teeme ülesande, kus õpilane siis 4-tähtelises avaldises peab määrama tehte järjekorra. Selleks me vajame 5 arvu. Mina olen määranud siin ülesandes juhuarvudest 1–9. Siis olen pannud listidesse tehte järjekorra märgid ja sisendvälju kasutan selleks, et kuhu laps saab siis määrata tehte järjekorra. Ehk kui ta kirjutab siia, et see on esimene tehe, siis kohe muutub see roheliseks. Ta saab teada, et see on õige vastus. Kui ma arvan, et see viimane vastus on teine tehe, siis kohe värvub see punaseks, ehk ta saab teada, et see on vale vastus. Juhend on kirjutatud nüüd nii, et ainult sellise ühe ülesande koostamiseks. Aga ei ole vaja palju teha, et saada siia kõrvale teine ja veel 3. ülesanne. Selle jaoks tegelikult need arvud on samad, nagu te näete, aga on siis lisatud sisendvälju ja siis vaatame, kuidas tõeväärtused on ka vaja juurde lisada. Aga hakkame siis vaikselt toimetama. Võtame GeoGebra lahti. Ma panen selle teise graafika vaate kinni, avan jälle algebra vaate kõrvale ja hakkame looma siis neid juhuarve. Trükime sisendreale juhuslik täisarv, juba ta viskab syntaksi meil ette ja ütleme, et see on siis 1–9. Nüüd, kui ma tahan kiiresti saada sama asja, siis ma kasutan klaviatuurilt nool ülesse. Ja siis viimati kasutatud käsu viskab ta meile sisendreale. Vajutan Enter valimiseks ja 1 Enter veel kinnitamiseks. Ja jälle nool ülesse, Enter, Enter, nool ülesse, Enter, Enter ja 5. arvu jaoks ka. Nii on mul kiiresti tekitatud 5 juhuarvu vahemikus 1–9. Nüüd me hakkame loendeid looma tehtemärkide jaoks. Kui me tahame sellist tavalist korrutismärki, mis on nagu numbri keskel siin see täpikene, mitte tärni ülesse, mis on laste jaoks võõram, siis mina käin seda võtmas siit, kui ma korraks võtan, et hakkaksin teksti sisestama. Klõpsan siin ekraanil ja nüüd, kui ma võtan siit sümbolid, üldiselt siit selle korrutusmärgi, siis ma võtan siit Ctrl+C-ga, omaldame alusse, ütlen tühista ja nüüd saan tulla sisendreale siis sisestama. Loogsulgude vahele erinevad, siis asjad lähevad jutumärkide vahele. Ctrl+V-ga siis kleebin selle maha, selle korrutusmärgi koma vahele ja esimesse siis loendisse paneme me korrutuse ja jagamise märgi. Teise loendi tegemiseks võin samamoodi nool üles kasutada ja tulen ja lihtsalt muudan ära need märgid ja vajutan jälle Enter ja mul kiiresti jälle uus loend. Viimasesse loendisse panen ma siis kõik märgid kokku. Siin ülesandes võib-olla seda väga palju vaja ei lähe, aga ülesandes, ma kohe näitan, ülesandes, kus on sulud, siis siin sulu sees ei ole ju vahet, milline märk on. Sulgudes tehe on kõige esimene. Et siin on kindlasti seda 3. loetelu vaja. Siin selle harjutuse juures vähem. Nii. Kui loetelud on tehtud, siis me saame hakata tekitama tekste. Tekstidega on see, et me loome
16 teksti, mida me ei näita õpilasele. Ja siis me loeme ühe teksti, mida me siis näitame. Ehk see tekst, mis siin on, sisaldab juhuarvu abil valitud teksti. Ehk kui juhuarvuks on 15, siis ta näitab 15. teksti siin. Kui juhuarvuks on 2, siis ta näitab teist teksti siin. Aga kõik need tekstid on tegelikult eraldi tekstina ellu kutsutud, aga nad on peidetud õpilase eest. Nii, hakkame tekste looma. Võtame siit ABC, klõpsame väljal ja nende tekstide loomiseks ma teen selle vaate kohe pikemaks, sest et nende tekstide loomiseks me hakkame kasutama objekte. Ehk kõigepealt ma tahan, et ta näitaks arvu A-väärtust. Tühik. Siis ma tahan, et ta valiks juhusliku elemendi loendist 2. Aga hetkel, kui ma vaatan lihtsalt loend 2, siis ta näitab mulle kogu loendit 2. Selleks ma pean tulema siia kasti sisse ja natuke täiendama. Kirjutan juhuslik element L2 ja kui ma nüüd siin taga sulu kinni panen, siis näed, ta valib juhusliku elemendi ehk ta valib siia kas miinuse või plussi. Sest et loendis L2 olid meil märgid miinus ja pluss. Nüüd ma tahan, et ta näitaks mulle arvu B. Ja siis jälle juhusliku elementi L2. Nüüd loomulikult, kui ma olen seda korra juba kasutanud, ma võin tegelikult jälle Ctrl-C ja Ctrl-V appi võtta ja ma saan natukene kiiremini. Võtame 3. arvu ja iga kord, kui ma midagi muudan, siis ta nagu värskendab vaadet ja need märgid siin muutuvad. Nii, võtame nüüd juhusliku arvu L1. Ma kasutan seda sama Ctrl-V-d, aga lihtsalt muudan selle ühe ära. Nii. Võtame, see oli nüüd D. Ja tegelikult on see, et ma võin siit ka suvaliselt A võtta ja lihtsalt jälle kustutan ära, sest vahet ei ole, mida ma kustutan. Ma panen siia selle märgi, mida ma soovin. Ja viimane arv on E. Ehk avaldist tuleb näiteks selline. Siin on siis tehete järjekord 1, 2, 3 ja 4. Tegelikult mina need tehete järjekorrad kirjutan paberile välja ka, sest pärast kui skriptimiseks läheb, siis on paberi pealt hästi mugav näpuga järgi ajada, et kuhu mida kirjutada on vaja. Siin nüüd minul on juhendisse see kood välja kirjutatud ja sina saad hästi mugavalt kasutada Ctrl-C, Ctrl-V juhendist kopeerimisega. Ja võib-olla ei ole see nii oluline, et sa välja kirjutad, aga kui sa ise neid ülesandeid välja mõtled, siis on see kindlasti oluline, sest et muidu kipub sassi minema. Nii, ma vajutan OK. Nii, tekst ilmus. Ma võin selle kohe ära peita, aga ma võin ka pärast ära peita. Me teeme ühe veel koos, siis ma panen pausi peale, teen kõik need tekstid 16 tükki lõpuni, sest et 16 korda järjest ühte sama asja näidata ei ole vist mõistlik, läheb igavaks see vaatamine. Aga ühe vaatame kindlasti koos veel. Nii, tekst. Alustame jälle arvust A. Võtame objekti A. Paneme tühiku vahele. Võtame siis elemendi loetelust 2. Siis, siia sisse me ei tahtnud tühikut, siis objekt B, siis jälle juhuslik element loendist L2. Ja kui sa paned tähele, kui mul siin on tühi, siis all on veakood, aga ma ei lase ennast häirida, sest ma tean, et nii kui ma siin õigeks kõik saan, siis jälle on kõik õige. Ja see aitab ka jälgida seda, et kas mul on mingi viga sisse lipsanud või mitte. Et alati tasub jälgida, mis see alumine eelvaate aken näitab. Nii, C.
võtame nüüd loendist L1. Nii, ops, muudan siit selle 1, CD ja nüüd L2 ja lõpuks E. Nende ülesannete läbimängimisel, tehetjärjekorra läbimängimisel ma tegelikult reaalselt kirjutasin kombinatoorikas välja, et kuna sobib tehetjärjekord 1 siia kirjutada, siis kas ma saan teha nii, et on 2, 3 ja siin on 4 ja nii edasi. Kõik võimalikud variatsioonid mõtlesin läbi ja siis alles pärast seda mõtlesin tehted sinna vahele, et mis tehted ma pean nagu kasutama. Ja kirjutasin need ka esialgu paberile välja, et ma midagi ära ei unustaks. Loomulikult võib neid variatsioone vähem teha, aga mina tahtsin, et kui õpilane värskendab, et siis oleks võimalikult palju erinevaid versioone tal võimalik läbi harjutada. Nii, paneme OK. Tuli teine tekst. Tekstide peitmiseks siin ees saan võtta mummu ja siis ta peidab ära. Nüüd ma teen väikse pausi. Lisan kõik 16 teksti ehk 14 teksti veel ja siis jätkame. Nii, nüüd on kõik 16 teksti valmis tehtud. Hetkel on nad mul siin kõik näha ka. Kui ma näen või arvan, et mingi tekst on valesti läinud või tahan kontrollida, siis ma võin kas teksti peal teha paremhäireklõpsu ja võtta omadused või siis siin vasakul algebra vaates paremhäireklõps ja omadused ja siis ma saan üle kontrollida. Ja siin, kui ma tahan, saan muutusi teha. Nii. Ja korraks võibolla vaatame, et mis me siis tegime ka. Nimelt siis siin kõigepealt on A ehk arv A, mis meil oli juhuvalikuga 1–9, juhuslik täisarv. Siis on siis juhuslik element loendist L2. Kui me siin külje peal vaatame loendit, siis loendis L2 oli pluss ja miinus. Siin me näeme ka, et on nüüd seekord valinud miinusse. Siis on arv B, mis on veel hetkel 9 ja siit jälle on näha, et arv B on 9. Ja siis niimoodi edasi. Võtab jälle juhusliku elemendi mingist loendist, mis ma olen siis ette andnud. Nii. Ma tegelikult ei taha, et need tekstid siin näha oleks. Siis ma peidan kõik need tekstid. Sest õpilase jaoks ma teen eraldi teksti, kuhu me siis näitame ainult ühte 16. Ja sellepärast et nüüd välja valida, milline see on, loome me siis sellise juhusliku täisarvu, mille nimi on siis valik 1. Valik 1 sellepärast, et kui sa tahad nagu mitu ülesannet teha, siis teise jaoks oleks mõistlik teha valik 2, kolmanda jaoks valik 4, et oleks nagu erinevad ülesanded valitud, mitte ühte sama 3 või 4 korda. Võrdub juhuslik täisarv, jälle ta aitab meid siin ja praegust me võtame siis 1 kuni 16, sest meil on 16 erinevat teksti. Nii, hetkel ta valis siis 5. teksti ehk selle teksti. Praegust ta kuskil seda teksti ei näita, sest selleks, et ta seda meile näitaks, on meil vaja siis luua siia tekst. Klõpsame siia ja nüüd on redigeeri. Ma võtan siit objekti A esialgu, ta näitab mulle siia 6, aga ma nüüd kasutan Ctrl+C ja Ctrl+V juhendist. Nii. Ja ma tulen siia,
kustutan A ära ja nüüd kleebin. Ta ütleb mulle, et midagi läks valesti. Ja ma nägin tegelikult, ja mul tuli siia punkt siia lõppu. Kustutades selle punkti ära, ma näen tulemust. Tõstame natukene kõrvale, liigutame siit seda ka ja võrdleme. Siin me näeme, et valik on 5, ehk võiks olla 5 tekst. Ja kui me vaatame neid tehte märke, siis on see sama. Ehk, mis me siia kirjutasime? Me kirjutasime seda, et kui valik on võrdne 1, valik 1 on võrdne 1, siis näita teksti 1, ehk siis ta näitaks seda teksti. Kui valik 1 on võrdne 2, siis ta näitaks teksti 2. Ja nii edasi, kuni lõpuni välja, kuni teksti 16-ndani. Aga viimast teksti pannakse lihtsalt, et kui valik on 15, näita 15 teksti ja muul juhul näita teksti 16. Ehk kui ta valik ei ole 1 kuni 15. Nii. Olemas. Näeme nüüd ülesannet, mida näeb ka õpilane. Seda teksti ala ma saan muuta. Võtame lukust lahti, ma saan asukohta muuta. Kui ma nüüd jälle hiirega rullin, siis ta liigub paigast ära. Kui ma vajutan knopka peale, siis hiire rullimine enam ei mõjuta seda. Ma saan panna boldi, kaldkirja. Ma saan seda kirja suurust muuta, nii nagu mulle meeldib. Nii. Paneme ta näiteks sellise koha peale ja lukku. See tähendab seda, et siis laps ei saa teda siit enam ära liigutada. Ei vasaku ega parema hiireklõpsuga. See on nüüd 17. tekst. Mulle meeldib see tekst ümber nimetada. Võtan siit parem hiireklõps, nimeta ümber ja kirjutan talle NR1. Ja ainult sellepärast, et ma eristaksin lihtsalt seda teistest tekstidest teda, et need tekstid, mis on peidetud ja siis see, mis on nagu ülesandeks valitud. See võib-olla praegust ei olegi niivõrd oluline, aga kui mul juhtub olema mingi viga või apsakas, mida õpilased üles leiavad, mis päriselus ikka juhtub, et mingi komakoht või kirjutad 14 ja 4 jääb tagant ära, siis sellise pisivigu ikka juhtub ja kui õpilased need üles leiavad, siis kui ma olen enda jaoks nagu välja tõstnud selle, siis mul on seda sama ülesannet iseenda jaoks nagu lahti mõtestada kergem. Et kui see sinu jaoks oluline ei ole, siis sa ei pea seda tegema. Nii. Nüüd on meil veel puudu siit ülesandetekst. Lisame siis viimase teksti. Mina kasutan siin Ctrl-C, Ctrl-V-d juhendist hästi kiiresti. Nii, lukust lahti, teeme ta väiksemaks. Ja paneme uuesti lukku. Nüüd, kui me tahame hakata tegelema sellega, et õpilased saaksid hakata vastuseid sisestama, siis mina kasutan tõeväärtusi selleks, et vastuseid kontrollida ja seda ka kontrollida, kas on sisestatud. Need tõeväärtused siis, mida ma kasutan, on in1 on vastus 1 jaoks, võrdub, kirjutame esialgu false, vajutan enter ja kui ma siit nüüd algebra vaate alla keerin, siis tekkis tõeväärtus, mille nimi on in1 ja mille väärtus on praegust false, false. Nool ülesse, muudame selle numbri 8, jälle nool ülesse, number 3 ja 4. selle jaoks ka. Ehk esimene läheb selle pesa jaoks, mis ma siia tekitan, teine selle pesa jaoks, 3. selle pesa jaoks ja 4. selle pesa jaoks. Samamoodi ma kasutan oig1 ehk see on õigsuse kontrolliks
ja siin kasutan seda sama nippi, et kiiresti siis teha kõigi 4 vastuse jaoks. Nii. Kõik väärtused ilusasti olemas. Nüüd ma loon veel arvväärtused, ehk kui õpilane siia sisestab arvu, siis ta muudab selle arvväärtuse väärtust ja ma saan kontrollida seda, kas see on õige või vale. Selleks ma kirjutan vastus 1, võrdub suvaline number, ma hetkel panen 1 ja vastus 2 jaoks, vastus 3 jaoks ka ja vastus 4 jaoks. Nii. Need tekkisid siis siia arvude juurde. Nüüd läheme me siis konkreetselt selle pesa loomise juurde, mida siis õpilane kasutab vastuse andmiseks. Selleks võtame siit sisend välja. Valin sisend välja ja loome esimese siis siia. Klõpsan siia pealduseks. Ma panen lihtsalt V1, me pärast peidame pealduse, aga see on jälle see, et kui ma tahan nagu hiljem, ma ei tea, kuu, 2 või siis lausa aasta pärast sellest ülesandest paremini aru saada, siis ma seostan seda sisend välja paremini ja kiiremini kogu ülesande kontekstiga. Nüüd lingitud objektiks valime vastus 1 ja ütleme okei. Ja esialgu ma kohe ei peagi midagi tegema, aga võin kohe kogu selle sisend välja ära kujundada. Võtan hiire, aga samas ma võin ka kõik järjest ära luua ja siis kujundama hakata ja seadistama hakata. Aga no vaatame. Siin kui ma teen nüüd parema hiireklõpsu selle sisend välja peal, võtan omadused, siis näita tähist, siis ta võtab selle pealdise näitamise ära. Nägid, kadus. Ja nüüd stiilist. Siit on mõistlik panna siis pikkuseks 2 või 3. Paneme praegu 3. Vaatame, kui pikk on. Kui meile tundub, et see on liiga pikk, siis teeme lühemaks. Paneme 2. Ja joondus mina valiksin keskele. Nii. Nüüd on näha siin, eks ole. Ma saan ka seda siin samal ajal paigutada natukene paremini. Ehk siin on nüüd see 1. Nii. Tuleme siia tagasi. Mis veel peaks tegema? Lisandväärtused või lisavõimalused, vabandust. Et millisel juhul me tahame, et see sisu kuvatakse meile punasena. Siis, kui in1 on meil võrdne true'ga, ehk tõene, ehk sinna pesasse on midagi kirjutatud. Ja õigsus 1 on meil vale. Võtame siit ja oig 1 on meil siis vale. Enter. Nüüd, et ta oleks roheline, siis on meil see olukord, kus sinna pesasse on küll midagi kirjutatud ja õigsus on märgitud tõeseks. Nii. Nüüd veel lisaasi, mida me tahame, on skriptimine. Ehk peale klõpsu. See peale klõpsu tähendab seda, et kui ma olen siia vajutanud, midagi sisestanud ja nüüd tulen siit välja. Ja peale klõpsu ma jälle kasutan Ctrl+C, Ctrl+V juba juhendist, mida ma olen siis varasemalt valmis kirjutanud. Ja mis see siis tähendab? Ma tahan, et peale klõpsu määrataks väärtus in1 tõeseks. Ehk kui siia pesasse tehakse klõps, siis in1 muutub tõeseks. Samas aga nüüd määra väärtus õigsus 1 hakkab sõltuma millegist.
ja millest? Täpsemalt, kui valik 1 on 1 ja vastus 1, see tähendab seda, et on 3, sest et vaatame nüüd, ma proovin paigutada siit, keerata siin. Ehk kui me vaatame, siin tähendab see on, kui on 1 tehete järjekord, siin on esimene, teine ja 3. Ehk siin on tehete järjekorra number oleks 3. Ja seda on hea nüüd tegelikult lehe pealt jälgida, kui sa oled tehte järjekorrad omale ilusasti maha kirjutanud, siis sealt saab vaadata. Nii, ja mis nüüd? Edasi. Või valik 1 on 2, ehk ta kuvab meile teise teksti ja siis on tehte järjekorra vastus 2. Või kui valik 1 on 3, ehk kuvatakse 3. tekst ja vastuseks on kirjutatud 1, sest 3. teksti puhul, vaatame jälle korraks siia, 3. tekst, kuna siin on korrutamine, siis järelikult on see esimene, sest siin taga sulgusid ei ole selles ülesandes. Ja nii edasi kuni lõpuni. Ja nüüd nagu see if lause lõpeb või kui need eelnevad tingimused, üks nendest on täidetud, siis on true, vastasel juhul on vale ehk false. Nii. Selle pesaga on nüüd kõik. Saame kontrollida. Vastus on, mitte vastust ma ei tahtnud vaadata, valik on 5. Näitab meile siin 5. teksti. Kontrollime üle. Tekst 5 on pluss korda miinus pluss. Nii. Ja peaks olema nii, et kui see on esimene tehe, siis see peaks olema teine tehe. Panen teine tehe, klõpsan kõrval roheline. Klõpsan, et on esimene tehe, läheb punaseks. Sellega on korras. Nüüd on vaja siia teist pesa. Võtan jälle sisendväli. Klõpsan siia. Panen pealdiseks vastus 2. Lingin objektiga vastus 2. Okei. Ja ma tegelikult teen 3. ka siia kohe valmis. V3. Vastus 3. Ja V4. Lingime vastust 4-ga. Nii. Ja nüüd saame hakata kujundama omadused. Stiilist panime 2, joondasime keskele ja tegelikult on jälle, et kui ma tahan, siis ma võin valida Shifti all hoides mitu teksti välja korraga, öelda korraga, et 2 ühiku pikkused keskele joondatud. Nüüd küll lisavõimalustes ma kasutan küll seda, et võtan siit Ctrl+C, tulen siia, vajutan punasele, Ctrl+V, aga ma pean siin numbrid ära muutma, siia 2 ja siia, nii, siia ette ka 2 enter. Nii. Ja seda ma saan teha ka selle jaoks. Jälle. Aga siin on nüüd siis 3, sest ma olen tekstivälja 3 juures. Ja tekstiväljale 4 siis sama. Muutes siis need vastavad tõeväärtused õigeks. Ja tegelikult seda roheliseks värvumist saan samamoodi siit kopeerimisega mugavalt kasutada. Oluline on just see, et mul ei läheks meelest ära nende tõeväärtuste muutmised, pluss kui ma olen nüüd muutnud, mul on vaja kinnitamiseks enter vajutada. Nii, 3 ja viimasele ka. Nii. Küll nüüd skriptimisega on see, et
seda esialgselt kirjutades on loomulikult tükk pusimist, sest et see skriptimine siin ühtegi koma ega märgiviga ei andesta, aga samas kui see on pusitud ja juhendisse kirja pandud, siis on sealt võimalik mugavalt Ctrl+C ja Ctrl+V-ga, nagu mina praegu teen, võtta. Ja viimase jaoks ka. Võtame jälle Ctrl+C, küll kaadrist väljas teie jaoks praegu. Nii. Ja kontrollin üle, kas jäid ilusasti, on olemas. Paneme siit kinni. Ma näen, et veel pealised on peitmata. Siis omadustest seda on küll nii, et ma saan kõigile korraga öelda, et näita tähist, võtta maha. Ja siis nüüd toimetan nad ilusasti siia umbes tehete märkide koha peale. Aga seda tasub natukene läbi mängida. Paneme siia nupu uued andmed, sest et erinevad märgid võtavad meil erineva ruumi. Plussmärk võtab erineva ruumi kui kordusmärk ja mitu korda läbi mängides siis on näha, et kuidas ta võiks olla. Ja nagu te näete, siis siin on need numbrid nüüd ja need ei kao ära. Paneme siia näiteks 4. Need ei kao ära, aga kui me vajutame proovi uuesti või uued andmed, siis määrame nii, et ta kirjutaks need nullideks ehk tühjaks. Nii. Nupu jaoks on meil siis vaja valida siit menüüst nupp. Klõpsame umbes selle koha peale, kuhu me nuppu tahame. Kirjutame peale uued andmed ja skripti ma jälle kirjutan, siin on näha, ma olen vanast ülesandest võtnud. Vanas ülesandes ma kasutasin tõeväärtust õigsus. Siin ta värvib selle kohe punaseks, sellepärast et ta ei leia seda muutujat kui sellist üles siit ülesandest ja ma pean selle ära parandama. Värskendan konstruktsiooni on sellepärast vajalik, et siis ta arvutab uued arvud nendeks juhuslikeks täisarvudeks ja valib jälle uued tehtemärgid. Nüüd määra väärtus vastus 1, et seda ei ole veel defineeritud. Tõeväärtused paneme false'iks ja nüüd vot selle õigsuse asemel ma pean kirjutama oig, sest muidu ta annab mulle vea teate. See on see, kui inimene armastab hirmsalt copy-paste'i ja üritab olla ääretult mugav, siis sellised pisivead võivad sisse tulla, just see õigsus ja oig. Et ükskord kasutad ühtemoodi, teine kord teistmoodi. Nii, ja nüüd vaatame. Nägite, kadusid ära, aga nüüd on näha, et see on siit paigast ära ehk tasub natukene sikutada ja jälle paar korda mängida, uued, et nad jääksid nagu enamus kordadest loogilise koha peale. Kohati ma olen kasutanud ka seda, et tekstides siis mõne koha peal seda tühikut ära võtnud. Et oleks nagu paremini, et näiteks plussi ümber siin ees siis ei ole tühikuid, et siis ta jälle võtab seda kohta kitsamaks. Et oleks visuaalis võimalikult hea. Nii, selleks korraks tundub, et on kõik. Siin veel kujundamist natukene, sättimist, aga põhimõtteliselt on ülesanne valmis.